playground või see kolahoov on tegelikult inimeste jaoks, kes on praegu täiskasvanud või eelkõige lapsevanemad on hästi tuttav asi. See on niisugune nagu segane tagahoov, siin on natukene mingid puidutükke, siin on mingid nöörijupid, paljud täiskasvanud väiksena mängisid just sellistes hoovides. Aga tänapäeval lastel ei ole selliseid hoove kuskilt võtta ja nad ei ole ka harjunud seal mängima ja praeguseks me olemegi siis katsetanud näiteks sellist püsivat kolahoovi, kus lapsed saavad igapäevaselt käia, ajutise kolahoove festivalide juures või mingitel muudel üritustel, mis nagu tekivad ja siis jälle kaovad, nagu mingid salapärased linnad muinasjuttudes. Oleme ka teinud koolitusi, et seda teadmist, et kolahoovid on laste jaoks vajalik keskkond, kus neil on hea olla ja mis toetab nende arengut ja vaimset tervist, et selliseid keskkondi oleks juurde vaja. Kolahoovid ongi sellised keskkonnad, kus lapsed ise otsustavad, mida nad rajavad ja millest nad rajavad. Et seal võib olla näiteks suur hulk erinevat puitu, aga laps võib valida lühikesed puidujupid, et ehitada endale lennuk või ta võib valida näiteks suured kaubaalused selleks, et ehitada torn ja ronida sinna peale, et selle lennukiga seal otsas näiteks mängida. Et selles mõttes kolahoov ongi laste enda loodud keskkond, kus nad teevad täpselt seda, mida nad soovivad ja täiskasvanu roll on siis neid toetada näiteks sellega, et anda neile tööriistu või kruvisid või kinnitusvahendeid, mida nad vajavad, võib-olla anda nõu, et kuhu on vaja panna üks diagonaal juurde, selleks, et see ehitis püsiks. Mõnikord täiskasvanud aitavad ka konflikte lahendada, sest neid ikkagi tekib, aga sellistel hästi toetavatel meetoditel ja mitte väga palju sekkudes, sest see on ikkagi laste autonoomne ruum. Mitte keegi ei tule segama või käskima, kuidas neid asju tuleb teha või keelama, et ära roni sinna kõrgele, siis kolahoovis saab alguse täiesti pöörane mäng. Et see mängudünaamika, see selline voolavus, et seda on imeline vaadata ja see on laste jaoks hästi trööstiv. Üks mäng vahetub teisega, et algul mängitakse kulli, siis hakatakse jooksu pealt midagi hoopis ehitama, natukese aja pärast lammutatakse see maha ja mängitakse kulli edasi. Et see on täiskasvanud jaoks hästi inspireeriv. Et kui on keskkond, kus on nagu piisavalt ruumi, mõned puud, turvaline, kus ei ole ülearu palju müra, kui on parasjagu kola, mis oleks erinevat tüüpi, et seal oleks natuke torusid, suuremaid puutükke, väiksemaid puutükke, tööriistu ja kinnitusvahendeid. Et niisuguseid asju tehes, niisuguseid uuendusi tutvustades inimestele, tehakse kindlasti hästi palju vigu ja ma arvan, ma olen ikka failinud aastaid ja aastaid ja aastaid. Aga et need vead on nagu protsessi osad ja et kui sa teedki uut asja, siis sa mingis mõttes ei tee vigu mitte ainult iseenda eest, vaid ka kogu ühiskonna eest. Et selles mõttes nagu ma julgustan kõiki, kes tahavad proovida nagu arvestama sellega, et see võib totaalselt nagu vussi minna, aga et see oli ka kogemus, mida saab siis pärast jagada ja millest saab õppida.